kui sa oma elule vaataksid peale sellise kriitilise ja ausa pilguga, ilma ilustamata, ilma halvemaks mõtlemata, siis kuidas sa seda hindad? Kuidas hindad sa seda, kuidas sinu elu on tänaseks päevaks välja kukkunud, eriti kui sa arvestad seda, mida sa oled kunagi unistanud ja mõelnud ja seda, mida sa oled nüüd hiljaaegu tahtnud, soovinud, eks ole, et kas see, mis täna on justkui õige ja on paras, arvestades seda, kus sa oled tulnud, kus sa oled teel, kus sa oled praegu, või kui sa oleksid iseenda vastu täiesti aus, kas siis see, kus sa praegu oled, jääb alla sinu tegelikele soovidele. Jah, võiks ka juurde panna või äkki on palju parem. No, seda juhtub küll väga harva. Igal juhul minu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil, täna jälle siin, tore, et sa oled siin teisel pool seda kaamerat ja ekraani. Juhul, kui see tänane jutt sulle meeldib, inspireerib sind, siis pane meile pöial ja liitu meie kanaliga, kirjuta mõni kommentaar, eks ole, ja loomulikult siis lõpus näeme, juhul kui see sulle oli hea mõte täna siin olla. Et siis see vastus sellele küsimusele, mida ma esitasin, oleks selgelt resoneeriv jah. Jah on küll, jah, mu elu on täpselt selline või peaaegu täpselt selline, nagu ma olen osanud ette kujutada ja nagu ma olen sisimas tahtnud ja tahan praegu. Ja loomulikult sa ju tead, et enamik inimeste kohta see jah vastus ei ole lihtne tulema. Ole sina üks nendest, kes varem või hiljem saab selle jahi rahuliku kindla südamega öelda. Kui sa vaataksid oma kalendrit, ma ei tea, mis komme on sul oma kalendriga ringi käia. Et sa kindlasti paned sinna mõned arstikohtumised ja tööalased kohtumised ja võib-olla mingid trennid, aga nagu üks ettevõtja kunagi ütles, et ärikulu tulu eelarvet tasuks teha mitte aasta ja kuu alguses, nagu tavaliselt tehakse, vaid aasta ja kuu lõpus. Ma küsisin, et miks? Ta ütleks, et siis saad sa adekvaatse ülevaate sellest, mis tegelikult juhtus, kuhu, kui palju kulus ja saad selle pealt teha siis targemaid tulevikuprognoose. Ja ma olen sellest lähtuvalt ise aeg-ajalt, mitte kogu aeg, hakanud päeva lõpus, nädala lõpus panema kirja hommikust õhtuni ja vahel ka mitte nii täpselt, mis juhtus, mida ma tegin, kus ma käisin, kellega ma olin. Kõik tegevused ärkamisest kuni uinumiseni. Kui sa küsid, et mis selle mõte on, siis selle mõte on väga lihtne. See näitab mulle ära, mille peale, kui palju orienteeruvalt või täpselt kulub mul ühel päeval, ühel nädalal aega. Ja omakorda näitab see ära ka seda, mille peale mul üldse ei kulu aega. See metafoor või see illustratsioon või mudel, mida ma koolitustel kasutasin ja samuti raamatus kõige tähtsam küsimus kasutan, see on eluratta metafoor. Ja seda on võimalik ka meie siis töölehelt siit samast alla laadida endale või nagu ma ütlesin, raamatust lugeda ja uurida. Ja ma olen teinud sellise lihtsustatud mudeli, et püüdnud kõik asjad, mis inimesele elus ette tulevad, paigutada natuke meelevaldselt ainult 4 kategooriasse. Ehk kogu elu võib kokku võtta 4 sõnaga. Ja loomulikult, kui sa tahad seda peenemaks ajada, siis see on sinu õigus ja võimalus, eks ole, aga ma tegin just lihtsama mudeli enda jaoks. Ja need 4 asja, mille peale ma eluratta metta selle sümboli peale vaatan, on number 1 kõik, mis on minu endaga seotud. Teiseks kõik, mis on seotud minu töö, äri ja loominguga. Kolmandaks kõik, mis on seotud minu suhetega. Ja 4. kõik, mis on seotud materiaalsusega. On seda siis nagu minu finantsiline olukord või koduolukord, eks ole, või võimalused ja sellised turvatunded ja varud, eks ole. Nüüd ma räägin igast ühest natuke lähemalt. Ja see põhisõna, mis mul on keele peale, mida ma tahan siin suurte trükitähtedega välja joonistada, on tasakaal. Ehk siis eluratta üks kõige tähtsam mõõde on see, et kas elu erinevad osad on tasakaalus või ei ole. Ja seda muide hakkab näitama ka see kalender, juhul kui sa peaksid samamoodi hakkama päeva ja nädala lõpus kirja panema tagantjärgi, mis asjad juhtusid ja kui palju mingi asi aega võttis. Teine mõõde võiks olla siis kvaliteet või headus,
heaolu, et kui hea on elu, et kui me ütleme niimoodi, et ma olen õnnelik ja rahul oma tööasjadega ja keskmiselt, eks ole, ja ma olen iseendaga üsna rahul ka ütleme keskmiselt, eks ole, ja mul on suhetes niisugused keskmiselt head lood ja mul on rahaasjad niisugused keskmised, eks ole, siis ma võiksin panna endale hindeks näiteks 5 või 6 ja mul tuleb selline väiksemat sorti eluratas võrdlemisi ümar. See tähendab, et mul on kõik asjad tasakaalus, aga jällegi, kui sa ütled seda, kas hinne 6, hinne 5, keskmine hinnang on sinu meelest sulle hea, siis mina ei tea, mis sinu vastus on. Mulle isiklikult ei ole. Me peame eluratast tegema suuremaks ja peame eluratast, elu erinevaid osasid üksteisega ajama paremasse tasakaalu. Nüüd ma mõistan, et see jutt pealispindsel vaatlusel on lihtne, isegi natuke primitiivne. Ja samal ajal kohe küsimus mulle endale, küsimus mul sulle on see, et aga kui palju sa sellest mõtled, kui palju sa sellele tähelepanu pöörad ning seda tasakaalu ja kvaliteeti või selle eluratta suurust soovid ja igatsed. Sellega on täpselt nagu kõikide muude asjadega. Kui sina sellele mõtled, seda soovid, seda hoiad tähelepanus, fookuses ja teed vastavaid tegevusi selle nimel, siis asjad muutuvad. Ja kui see on selline uitmõte, tuli ja läks, tegevustesse ei konverteeru, siis ei muutu eriti mitte midagi. Pigem on nii, et asjad kippuvad muutuma halvemaks, sest et maailmas valitseb entroopia printsiip, mis ütleb, et kõik laguneb, kõik läheb just korrast ära. Mõtle selle peale tehnika, maja, eks ole, arvuti jookseb kinni, programmid vajavad update'i, aeguvad, eks ole, kõik asjad, meie keha vananeb, eks ole. Kui sa suhetesse ei investeeri, siis suhted lagunevad. Ma loodan, et ma saan selle tänase jutuga, selle lühikese jutuga sind mõtlema nagu 3 asjale. Kõigepealt on see, et milline on olukord täna ja kas see, mis valitseb sinu elus selle 4 telje peal, sina ise, sinu töö, sinu materiaalsus ja sinu suhted, kas nad on tasakaalus ehk umbes võrdselt head. Ühtki asi pole kunagi võrdselt sama hea, mõni asi on ikka parem. Ja kui sa mõtled tasakaalu peale, siis tasakaal on ka natuke nagu passiivse võitu sõna, jätab sellise igava mulje, eks ole. Aga kui sa mõtled selle peale, et kui inimene seisab ühel jalal ja peab säilitama tasakaalu, pannes veel ühe silma kinni, proovi näiteks. Ja kui sul tundub, et ühel jalal seismine on lihtne, siis pane mõlemad silmad kinni. Siis hakkavad erinevad lihased terves su kehas justkui pingutama selle nimel, et tasakaal säiliks. Samamoodi keegi tõukab sind, saavad ennast taastama sellest ära. Nii et tasakaal kui väärtus on iseenesest väga aktiivne, väga tugev ja seda tasub ja peab jahtima. Ja siis teine asi, mis tuleb sellest eluratta suurusest välja, on see, et kui suurt sina ihkad, ma võtan eluratast, eks ole, kui suur see peab olema, et kui hea on sulle hea, ja võtta tagasi kooli peale, et kas sa olid see inimene, kes tahtis kõiki 5 saada või sobis, et oli keskmine hinne 4 või sobis, et oli enam head 3, et peast 2 ei saanud ja või olid sa üks nendest, kellel oli üsna ükskõik, mis tuli, eks. Nii et siis vastavalt see, ma mõtlen selle keskmise näite, et see 5 või 6, see võikski olla see 3 ja siinkohal ma ütlen kindlalt, et ei pea kõik inimesed ühtemoodi pingutama, et kõiki palle saada, sellest või nooli saada 50-sse, kui noolemängust käib jutt, või kõiki laske saada 10-sse märklauas. Et kui sul on näiteks 4 ambitsioon, siis tähendab, et eluratta peal, kui sinul on kõik skoorid, ütleme, mingite mõõdikutega võrreldes 8, mitte 10, siis sulle on see 8 tegelikult väga hea. Ja miks ma sellest täna räägin ja kõik need aastad olen rääkinud just see, et juhul kui mina või sina või ükskõik kes 3. inimene suhteliselt regulaarselt, ja ma mõtlen korra kuus ja korra aastas, kriitiliselt hindab seda, mis seisus on tema elu kõige tähtsamad osad ja kas need osad pälvivad üksteisega võrreldes proportsionaalselt õiget tähelepanu ja aega ja jõupingutust, mis omakorda on mõõdetav sinu kalendri järgi, juhul kui sa seda kalendrit tagantjärgi täidad, nagu ma rääkisin enne. Siis on võimalik anda aus hinnang ja omakorda panna sellele hinnangule kõrvale ideaal,
sinu isiklik ideaal, olles mõelnud oma elu peale, oma unistuste peale, olles loonud sellise ideaalpildi, sinu ideaalpildi, mitte kellegi teise, nii nagu sulle see sobib, siis on võimalik hakata seda tegelikkust, millel on aus hinnang antud, võrdlema selle enda ideaaliga ja siis hakkame vaikselt kuust kuusse, aastast aastasse liikuma, et sättida ennast ja oma elu, oma suhteid, oma tööd, oma sissetuleku võimekust, oma materiaalseid võimalusi, oma tervist, oma sisemist vaimset tasakaalu, kõike, mis on tähtis, järjest paremasse korda. Ja olen täna siin selleks, et öelda sulle, et kui sa vaatad piisavalt pikka mängu ja kui sina ikka ja jälle tuled tagasi nende samade küsimuste juurde, mida ma täna siin videos õhku viskan, siis võtta aasta, võtta 3, võtta 5, võtta 10, võtta 25 aastat, kui vaja. Ja ma luban sulle, et sa lõppude lõpuks saad asjad oma elus sellisesse korda, nagu sina seda vajad, eelistad ja nagu sulle on, võiks öelda, ette nähtud. Me reeglina paremaid elusid ei saa, kui meile on saatuse poolt antud. Aga halvema saame küll enda hooletuse ja minnalaskmismeeleoluga tekitada. Nii et ole sina üks nendest, kes ei ole minnalaskmismeeleolus, kes ei kaota lootust, kellel on visioon ja pilt silme ees ja kes siis iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta, iga 5 aasta tagant teeb korraks peatusi, annab hinnanguid, mõõdab, võrdleb, analüüsib, mõtleb, planeerib ja siis otsustab ja teeb ja sätib ja parandab ja järjest rohkem saab ja loob. Nii et loodan, et see tänane lühikene pöördumine pani sind sulle vajalikus suunas mõtlema. Juhul, kui see oli nii, siis pane meile taas täna pöial ja pane mõni kommentaar oma enda elu rahulolu, oma enda eluratta kohta, liitu meie kanaliga ja ole taas teinekord siin meie muutuse kanalil, et saaksid osa mõnedest nendest pöördumistest, nendest mõtetest, nagu see tänane siin. Kui sind see huvitab, siis laadi alla video alt link, kus sa leiad selle faili, selle eluratta juttude ja joonistega, et sa saad ise natukene nuputada, mõelda ja sealt edasi minna. Soovin sulle südamest kõike head, soovin sulle elu järjest paremaks sättimist, ise järjest paremaks saamist ja et sa oleksid lõppude lõpuks, mitte ainult praegu, mitte ainult minevikus, aga tulevikus lõppude lõpuks täiesti rahul. Head päeva!